installeerimise. Tegemist siis korporatiivse litsentsiga, numbreid ei küsita. Paigaldus. Keeltest ainult inglise keel. Valime ära enda ajatsooni ja märgime ära klaviatuuritüübi. Windows 7 on kaasas installplaat, millega saab samamoodi parandada arvutit. Installime. Kaasas kindlasti tarkvaralitsents, mille peate läbi lugema ja aktsepteerima. Kuna tegemist on korporatiivse litsentsiga, siis on võimalik selle litsentsi olemasolul uuendada olemasolevaid arvuteid või installeerida täitsa uus. Me teeme uue installi. Järgmiseks pakutakse välja, kuhu kohta installi teha. Siis soovitavalt jagada ketas 2, mille Windows 7 teeb teie eest veel siis sellisel 3. Tekitame uue partitsiooni. Ehk siis soovitavalt kuni 100 giga, mitte vähem kui 50 giga, on siis Windows 7 enda tööks vajalik kettaruum. Nüüd küsitakse meie käest üle, kas me tahaksime äkki teha veel ühe partitsiooni, kuhu Windows saaks salvestada oma ajutised failid ja need mälukoopiad, mis hetkel mälus ei toimi. Ja alustame installeerimist. Kirja arvuti nime. Soovituslikult peale panna ka administraatori parool. Pakutakse välja, et arvutit kaitsta. Antakse informatsiooni juurde, kes tahab, loeb läbi, soovituslikult kasutada recommended settings. Määrame ära ajatusajundi, määrame ära kellaaja ja jätkame paigaldust. Ja arvuti on valmis installeeritud. Oletatav aeg sõltuvalt arvutist meil hetkel läks 25 minutit.